Võimast energeetilist päeva sulle, armas valgusolend, ja tere tulemast Valguse kanalile. Mina olen Kaia-Liis Reinut ja täna me räägime kvantenergiast, kvantelust, kuidas liikuda kvanttasandile nii-öelda. Ehk siis ainus viis, kuidas me saame lasta oma energiakeskustel ehk tšakratel avaneda ja pöörelda korralikult, püsivalt ja täis kvantkiirusel, selleks on vaja kasvatada enesekontrolli. On oluline, et me mõistaksime seost oma energiavälja ja maa kollektiivse energiavälja vahel, mis ühendab meid universaalse valguse võrgustikuga. Ja sest Tesla avastatud valgus tegelikult varustab meid valgus või tasuta energiaga ja meie inimesed, nagu me teame, oleme tehtud energiast, mis voolab läbi meie füüsilise keha ja meie ümber magnetväljaga, mis ühendab meid kõigega, mis on. Ja me ühendume oma südame ja meele kaudu kõige ja kõigiga ning navigeerime nende energiate vahel läbi oma tšakrasüsteemi ehk siis tšakrasüsteemi kaudu. Ja see geniaalne energiasüsteem varustab meid juhtimiskeskusega selleks, et ja mõista, mis meis endis toimub ja annab meile piiramatul hulgal andmeid ja elujõu energiat, andmeid, informatsiooni, energia sageduste näol. Ja kui me igapäevaelus nende energiate vahel navigeerime, ammutame me tegelikult energiainfot teistelt inimestelt, kohtadest, olukordadest, toitudest, asjadest, millega me enda ümber kokku puutume. Ehk siis me oleme kogu aeg nagu sellised antennid. Ja seejärel tõlgendatakse see energia, me tõlgendame selle energia mõteteks, tunneteks ja käitumiseks. Ammu kadunud teadmine, kuidas eetri kaudu meie all ja meie kohal asuvate energiate seda väljainfot kasutada, on järgmine samm igaühe meisterlikkuse suunas. Iga järgmine samm iidsete teadmiste taasavastamisel selles evolutsioonis on oluline. Ja paistab, et me oleme oma elujõu varustust inimestena kitsendanud ja sõltume ümbritseva elu jõust, mida me nimetame kolmandaks dimensiooniks või siiani oleme nimetanud. Ja seda dimensiooni juhib ja kaitseb egomeel, mis usub, et see on vigane, võlgades ja ellujäämise, armastuse, peavarju ja toiduenergia osas sõltuv. Aga see ei ole nii. Sest kui me õpime oma sisemisi energiaid valdama, suudame me kolmandast dimensioonist läbi murda ja avaneda, et vastu võtta kõrgemad energiad ülalpool asuvast eetrist ja allpool asuvast maavõrest. Vaba kvantenergia tsoon, kus me saame oma loomuliku varustusega nii-öelda saada energiat. Maal on inimese süsteemiga võrdne tšakrasüsteem. Maal on ka tšakrad ja see ühendab meid üksteisega meele ja südame kaudu ja ühendab ka universumiga. See on nagu looduslik wifi võrk piiramatu andmeallikaga. Ja kui me ankurdame neid teid kõrgematesse, rahulikumatesse ja tingimusteta armastavatesse energiatesse ning kollektiivsesse iidsesse teadmiste kroonikasse, mida me nimetame 5. dimensiooniks, siis seda dimensiooni juhib meie kõrgem mina, meie jumalik vaim, lõpmatu jumalik allikas meis kõigis, mis ühendab kõiki. Ja kui me saame oma energia meistriks, murrame me välja nimetatud 3. dimensiooni maatriksist, mis hoiab meid tagasi kitsas egouskumuste süsteemis. Kui õpime ego valdamist, saame me oma kvant kõrgemaks lõpmatuks minaks. Ja sa pead kuulutama nii-öelda piltlikult kõvahäälselt, kuidas sa ületad hirme, häbi, süüdistusi, illusioone, ego kiindumusi, valesid, leina, et üha rohkem seda kvantvälja valgust saaks sinu välja siseneda.
ja sa pead saavutama iga sisemise mõtte ja emotsiooni vaimse mõistmise taseme. Selle kvantenergia puhtuse kuulutamine enda sees või nii-öelda manifesteerimine on see, kuidas sa ületad oma pimeduse, kuidas sa eemaldad nii-öelda konkreetsete tšakrate programmeeringud. Hirmu, häbi ja süü mõtetest lahti laskmine on tegelikult portaaliks uude algusesse, millel on elus nii palju suurem potentsiaal. Et põhimõtteliselt sa pead kutsuma, tunnistama ja tegutsema, et eemaldada iga konkreetne plokk, et nii-öelda uuesti taas sündida. See on üles tõusmine ja sellepärast sa siia oled tulnud. Ja nii see on.